tere, mina olen Camille ja me vaatame Luuka evangeeliumis olevaid Jeesuse räägitud tähendamissõnasid. Me oleme juba 3. korda Luuka 11. peatükis ja seekordseks tähendamissõnaks on lugu lambist. Ma loen selle ette ja alustan natukene varem, et kogu kontekst oleks kergemini arusaadav. Kui palju rahvast oli kokku tulnud, ütles Jeesus. See on kuri põlvkond, ta otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui Joona oma. Sest nii nagu Joonaga juhtunu sai tunnustäheks Niineve elanikele, saab ka see, mis juhtub inimese pojaga, tunnustäheks sellele põlvkonnale. Lõunamaa kuninganna äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonna meestega ja ta mõistab nad hukka, sest tema tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust, aga siin on enam kui Saalomon. Niineve mehed äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonnaga ja nad mõistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid kuuldes Joona kuulutatud sõnumi. Aga siin on enam kui Joona. Kui keegi on süüdanud lambi, ei pane ta seda peitu ega nõu alla, vaid lambi jalale, et sisse tulijad näeksid valgust. Su keha, lamp, on su silm. Kui su pilk on kinnitatud ühele asjale, on kogu su keha valgust täis. Et kui su silm on kade, on su keha pimedus täis. Vaata siis, et valgus, mis on sinus, poleks pimedus. Kui kogu su keha on valgust täis ja selles pole ühtki pimedat kohta, siis on see sama valge nagu lamp, mis sind valgustab. See tähendamissõna hakkab sellega, et rahvas oli kokku tulnud ja nõudis Jeesuselt tunnustähte. Tunnustäht oli see, et nad tahtsid näha, et kas Jeesus ikkagi on nii tähtis mees, kui ta ennast väidab olevat. Tee siis mingi ime, ütlesid nad. Ja Jeesus ütleb, et ei, ta ei tee mingit muud imet. Et see tunnustäht või see ime on see, mis samasugune nagu see, mis sündis Joonaga. Joona on Vana Testamendi üks raamat, mis kirjeldab siis, kuidas Jumal saadab prohvet Joona kaugele maale, Iisraeli maast väga kaugele Niinevesse kuulutama, et nad peaksid Jumala juurde tagasi pöörduma ja mitte olema kurjad. Niineve oli üks maailma tähtsamaid linnasid sellel ajal. Ta oli väga rikas ja see oli niisugune nagu, ma ütleks, nagu meie New York praegu. Ja Joona lugu ongi siis see, et ta ei tahtnud sinna minna ja ta sattus siis ühe suure mereeluka kõhtu ja oli seal 3 päeva nii-öelda kadunud. Ja see on see, millele Jeesus ilmselt viitab, et samasugune tunnustäht antakse ka meile, et Jeesus on 3 päeva kadunud ja me teame seda lugu. Teine näide, mis siin tuuakse Vanast Testamendist, on see Lõunamaa kuninganna, mida ka teistes tõlgetes nimetatakse kuninganna Seebaks. Ja teda siis arvatakse, et ta tuli kuskilt Etioopia kandist. Ta oli tähtis ja võimukas naine ja mis võib-olla mõlemi nende näite puhul on eriline, on see, et nad mõlemad said aru, kuigi nad olid nii see Seeba kui Niineve rahvas, kuigi neil oli palju võimu, vara ja kõik oli neil olemas, siis nad said aru, et neil on midagi puudu. Ja Seeba tuli siis seda, mis tal puudu oli, Saalomoni käest otsima. Seda tarkust, seda Jumala tarkust. Saalomon oli siis üks targemaid juutide kuningaid. Aga miks kogu see eellugu? Jeesus ütleb, et aga keegi veel suurem on siin ja et see olen mina, Jeesus. Suurem kui Saalomon, targem, vaimsem ja ta ütleb, et ta on nagu lamp. Ja lampi ei pane keegi kuhugi varju alla. Lamp on selleks, et näidata valgust. Ja seda ta räägib enda kohta. Ütleb, et ta on lamp,
Jumal on pannud ta siia maailma, et me teda näeksime. Nüüd ta asub rääkima meie silmades. Ühesõnaga, kui ta alustas seda lugu sellest, et inimesed nõudsid talt tunnustähte, siis nüüd ta ütleb, et ma olen siin, ma olen nähtav, ma olen nagu see lamp, ma annan valgust. Küsimus on, kas inimesed näevad seda või mitte. Küsimus on minu silmades, mitte selles, et Jumal ei oleks pannud endast nähtavaid märke mu ellu, vaid küsimus on selles, kas ma seda märkan. Kas ma märkan, mida Jumal teeb mu elus, mis ta on juba läbi Jeesuse teinud, kas ma olen aru saanud, mida tähendab see, et Jeesus oli 3 päeva surnud ja tõusis siis ülesse. Kas ma saan nendest märkidest aru, mis Jumal on mulle andnud? Et ütleb, et kui su silm on terve ja see sõna siin on huvitav, see tähendab fokusseeritud, see on nagu ühele asjale kinnitatud. Kas ma vaatan Jumalale või mu pilk on hajus? See tõlge ütleb siin, et kui su pilk on kade, paljud tõlked ütlevad, et kui su pilk on kuri. Ja natukene ma vaatasin seda sõna, mis ta kreeka keeles tähendab, see on niisugune nagu hajus toimetustesse haaratud. Ja ma mõtlen, et see on igapäevane väljakutse samamoodi mulle, mitte hajuda ära oma pere, laste, kõigi töö ja muude murede sisse, vaid hoida oma see fookus Jumala peal, otsustada märgata teda. Ja ta ütleb, et kui ma märkan teda ja saan sellest valgusest täidetud, siis ma olen seda valgust täis. Ja minus on olemas siuksed omadused nagu rõõm, rahu, pikk meel. Aga kui ma olen mures ja segaduses ja ma ei tea, kuhu vaadata, siis ma olengi mures. Nii et ma arvan, et see küsimus, mille ma iga video lõpus jätan, võiks seekord olla selline, kas ma märkan Jumalat enda elus. Aitäh, et sa tulid ja kohtume järgmine kord.